2. jaanuar. Kuidas peaks alustama 2019 esimesi müügiminuteid? Kas vana legendaarse hei müügirahvas või? Hei müügirahvas. Mõnus torm on väljas. Lund tuiskab. Ilm on super äge. Mina ei taha väga autost välja pista. Aga mis veel ikka teeme aastaga algust? 2. jaanuar. Kuidas te ennast tunnete? Ma taaskord loodan, et suurepäraselt, et need pikad pühad on kindlasti imenud viimase energia välja ja kõht on endiselt valutab veel kõikidest headest toitudest. Paljud on juba jõudnud kindlasti hommikul jõusaalis käia ja oma uusaasta lubadustega tuld anda. Kuidas mina aastat alustan ja müüginädalat alustan? Võtan praegu suuna Äripäeva poole ja lähen soovin esimese ettevõttena Äripäevas paljudele ägedatele inimestele head uut aastat. Ja ma mõtlesin, ma teen need esimesed müügiminutid natukene teistmoodi kui tavaliselt. Et kui tavaliselt minu müügikoolitustel ja minu enda elus on tohutult hästi nagu kõik asjad paigas ja kõik on planeeritud ja visioonitahvlid, vision boardid, kuude kaupa ära jagatud eesmärgid ja nii edasi, siis nende müügiminutite nimeks paneks ma üldse lase vabaks. Ja miks selline huvitav ja mitte väga minulik pealkiri? Nimelt eelmine aasta oli mulle väga õpetlik aasta. Ja ka väga, ütleme ausalt, ka väga raske ja väljakutsuv aasta, sest et ma ikkagi poole aasta pealt lõpetasin oma tegevused väga tugevas ärevushäires. Ja ärevushäire, kui küsib, mida siis tähendab seda, et sa võid rahulikult istuda kodus laua taga ja kõik on väga hästi ja siis järsku hakkab süda kiiremini lööma ja tuleb selline tohutu ebamugav ärevus peale. Ja nüüd ma olen sellega tegelenud päris pikalt toitumisega, mediteerimise, hingamise, spordi ja kõikide muude toredate asjadega, mis sinna juurde kuulub. Ja antidepressantidest olen siiamaani suutnud kõrvale hoida. Ma kindlasti pühendan tulevikus ka sellele teemale eraldi saatelõigu, kes sama asjaga kimpus on. Aga miks selle esimeste müügiminutite nimi võiks olla lase minna? Nimelt, ma olen märganud elus teatavat sorti mustrit või arusaama. Ja see muster või arusaam väljendub selles, et sa võid liikuda eesmärgi poole kahte moodi. Sa võid liikuda esiteks väga täpselt planeerides, rabistades ja tohutult kinni olles selles eesmärgis. Ja sa võid liikuda ka eesmärgi poole teist varianti, ehk siis teades alateadlikult ja iga päev seda läbi mõtestades, kuhu poole sa liigud, mis su elus on oluline, mis sul on tähtis. Ja imekombel. Ja ka naljakas on see, et ma lugesin Peep Painu raamatut puhkusel olles ka ja Peep ütles ka väga hea mõttetera nagu tagantjärgi vaadates, et ei teagi, kumb on õigem, et kas rabistades või vabalt kulgedes liikuda, aga ühtemoodi samasse kohta suure tõenäosusega jõuad sa välja. Lihtsalt rabistades on see elu sinu jaoks tohutult nagu pingeline ja raske, vabalt kulgedes ja alateadlikult suunda hoides asjad juhtuvad, inimesed tulevad su teele. Nii et minu tänane mõttekäik sulle on. Ja loomulikult sa võib-olla ei leia selles enda eluga väga suurt korrelatsiooni või seost. Mina ei ole teinud endale, ma tegin küll eelmise aasta kokkuvõtte, kirjutasin kõige eest, millest ma olen tänulik üles, aga ma ei ole teinud endale 12 kuu strateegilist plaani, kuidas liikuda, millised eesmärgid, kus, mis juhtuma peab hakkama. Ma mõtlesin, et ma teen selle aasta alguse natuke teistmoodi ja lasen minna. Ma ju tean, mida ma tahan. Ma tean, mida ma tahan inimsuhetest, mille hoidmises ma ei ole väga hea. Ma tean, mida ma tahan enesearengust. Ma tean, mida ma tahan finantsist. Selles mõttes, et seal ei pea väga hiromant olema. Ma tean, mida ma ootan kodust ja enda kodu toimetustest. Ma tean, mida ma ootan tervisest. Need on kuidagi nii iseenesest mõistetavad ja nii lihtsad asjad, et ma ei pea neid kirja panema. Võib-olla on see minu elu arengus lihtsalt mingi järgmine etapp, sest ma olen väga palju asju kirja pannud ja väga täpselt noodivihikust nooti jälginud. Võib-olla on see minna laskmine
lihtsalt minu arengu järgmine faas. Et ma tean alateadlikult oma suunda ja ma ei pea sellele kogu aeg teadlikult mõtlema, mis peab järgmine hetk juhtuma, sest ma tean, kuhu poole ma liigun. Ma soovin nende lühikeste minutitega, jällegi 5 minutit on täis tiksunud, sulle täpselt seda sama. Lase mõnedest asjadest lihtsalt lahti. Mõnedest asjadest, millest sa oled tohutult kramplikult kinni hoidnud. Üks kriteerium sellest või üks nagu märksõna võib olla edu. Sa oled edust nii sõltuv, et sa teed mingid tegevusi tohutult selleks, et saavutada edu. Ja loomulikult edukus ja edu on nagu nii personaalne ja nii mitmetpidi mõistetav, nii paljude inimeste jaoks tähendab see tohutult palju erinevaid asju. Ehk siis lase aasta alguses mingitest asjadest lahti, millest sa oled tohutult kramplikult kinni hoidnud. Ja usu mind, kuulgeme sellel teekonnal koos, need asjad tulevad su teele ise. Sa pead lihtsalt alateadlikult teadma, kuhu suunas sa liigud. Ja üks suund on kindlasti eneseareng. Ära peata enesearengut, ära arva, et sa oled valmis. Ära arva, et kõik on väga hästi, ära arva, et sa oskad kõike, eriti müügis. Saad aru, müügis nagu unusta ära see, et sa tead kõike. Pole mõtet nii mõelda, see on jabur, see lihtsalt on jabur. Sul on kogu aeg iga päev midagi uut juurde õppida ja kui sul ei ole konkreetselt sinu päevases müügitöös, sinu müügitehnikas, sinu klientide osas, sinu toodete osas hetkel midagi, siis arenda ennast, arenda oma vaimset poolt, arenda oma alateadlikku poolt. Tule 14. jaanuaril Indrek Põldvee koolitusele või hommiku mõnusale inspiratsiooni hommikuseminarile. See on üks komponent, mis tohutult palju just see harjumuse teemas on nii tohutult palju muudab su elu. Ja ma luban sulle, et see 3 tundi ei saa olema raisatud aeg. Kohtume seal. Mõtle selle peale, millest sa peaksid võib-olla küüned lahti laskma ja laskma natukene asjadel omasoodu minna, mida sa nii väga täpselt oma ellu oled tahtnud ja selle nimel tund tunnis kogu aeg rabistanud. Sõna otseses mõttes rabistanud. Sest et mulle tegi elu selle ettekirjutuse, sest ma lihtsalt ei saa edasi rabistada. Ma pean maha võtma, ma pidin juba maha võtma. Ma pidin asjad ümber mõtlema, ma pean natukene elule teistmoodi lähenema, sest nii edasi lihtsalt ei saa. Ja ma soovin, et sina ei jõuaks mitte kunagi sinna situatsiooni, kus elu sulle ise ettekirjutuse teeb, ehk siis niimoodi edasi enam ei saa, vaid sa mõtleksid selle peale varem ja võtaksid maha siis, kui hoogu saab veel maha võtta. Igal juhul ma tahtsin sulle öelda, ma tunnen ennast väga hästi. 42 müügiminutid eetris, kui arvestada ka Äripäeva saateid, siis oleks juba 62 müügiminutid eetris. Ehk siis vahepeal sai tehtud 20 saadet ka Äripäeva raadiosse ja kuula neid SoundCloudis. Ja ma soovin sulle siiralt kõige mõnusamat esimese müüginädala algust. Ma proovin hoida ennast järje peale, ehk siis müügiminuteid teha. Ja põrgata mulle mõtteid, kirjuta mulle, oled sa võõras, vähe tuttav, kirjuta mulle chatti, millest sa tahaksid kuulda, millist inimest sa tahaksid intervjuul näha, kuulda ja ma luban, et ma teen seda. Aitäh sulle, läheme nädalaga liikvele. Tšau!